kõigepealt ja need sõit oli väga põnev, et ma arvan, et rahva jaoks ja kõigi ja sõitjate enda jaoks, et ammu pole sellist Eesti meistrite etappi olnud, kus läheb finišijooneni võitlus välja, et jah, ma teadsin täpselt nende taktikat juba sõidu alguses, et Kutsar saab ees minema ja ütleme nii, et ma olin sellega rahul, et ma tean, et kõik teevad kõik, mis võidu võtmiseks annab, aga metsas läks ikka asi päris inetuks, et jäädi valli otsas seisma, vaadati tagasi, pidurdati kinni kahekesi, et ma olin selleks valmis tegelikult enne sõitu ja selles mõttes, et see ei olnud sportlik käitumine, aga ma olin sellest üle ja eks ikkagi õigus lõpuks võidab. Ja eks tegin ise väikse apsu ja Harri pääsis kohe mööda, et taga hoidsin sabas ja teadsin, et on vaja Harril nii lähedal olla, et kui ta peaks Kutsarist mööda saama, siis on vaja ka mul mööda saada, et täpselt nii see õnnestus, tegin viimase pingutuse ja riskisin ja see tasus ennast ära täna. Järgmist aastat ei oska täpselt öelda, et pean siin sponsorite ja kõikide lähedastega, kes aitavad mind maha istuma ja vaatame järgmisel aastal vastu, et praegu täpselt veel öelda ei oska. Homme on Lätis supercross etapp, kus seda 450-sega ja järgmine vahetus on Soomes Soome meistrite etapp ja laupäeval ja kohe pühapäeval seda Lätti ja üritan seal meistrisarjas MX2 teise koha ära.